Siis kui ma läksin Tartu kunstikooli õppima peale 7. klassi lõpetamist ja seal siis õppisin küll kunstipedagoogiks ja lõpetasin 58. aastal. No ja siis mõtlesin, et kuhu ma lähen. Mind muidugi väga huvitas ajalugu ja kunstiajalugu ja mõtlesin, et lähen kunstiajalukku. Aga siis tuli välja, et kui kiitusega lõpetad, siis ikkagi tuli seal ülikoolis mingisuguseid eksameid teha ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ikka parem siis sinna kunstiinstituuti ja mitte midagi muud ma ei tahtnud kui ikka klaassiosakonda. See oli minu jaoks ainukene asi, mida ma tahtsin. No ja siis astumiseksamid tegime ära ja saingi sisse. No ja siis esimesest kursusest peale Max Roosma mind juhendas. Ja teise kursuse suvel läksin Max Roosmaga kaasa juba Hiiumaale Hüti-klaasikoja kaevamistele. Nii et klaasi ajaloo, Eesti klaasi vanima ajalooga viis siis Max Roosma mind õige üliõpilaspõlves juba kokku. Aga mis siis kunstiinstituudis oli? Seal oli nii, et Max Roosma ikka pidi halb inimene olema, niimoodi, nii et oli siis selline õhkkond seal, seal Helene Kumaja, kes siis seal ikka tõi Roosma ei kõlba kuhu ja Roosma on halb ja mul on eluaeg olnud selline tunne, et kui kedagi kiusatakse või surutakse, ma olen kohe kõrvale. Ja siis ma otsustasin, ei, mina hakkan Max Roosma kõrval nüüd ja ma ei luba talle liiga teha. No ja siis olingi ikkagi niisugune Roosma pooldaja kogu aeg. Ja Max Roosma juhendas siis minu diplomitööd Tõraveres. Koolil raha ei olnud, aga Tõraveres Charles Willman oli siis suur direktor seal observatooriumi juures. Aga Max Roosmaga nad olid suured sõbrad ja siis Max leiutas, et las see Tõravere annab siis raha. Ja siis sain komandeeringu raha Leningradi kunstilise klaasi tehasesse. Ja seal ma sain siis puhuda, ma ei tea, 100 asja oli mul esemetana kaitsmisel väljas, aga seal oli ju tagavara ka veel. Nii et ma sain ikka kõike, mis väga tahtsin ja siis ma tegin Tõravere observatooriumile pühendatud nõutekomplektid ja siis kõige tähtsam oli see liivakellade komplekt, mis oli siis nagu sümbolkujund, ajasümbol Tõravere observatooriumile. Ja eraldi oli siis suur vitraaž 2x2,5 liivsöövituses galaktikad, nii et ma tegin nagu 2 diplomitööd. Ja sügisel sünnitasin siis omal selle Maidu veel septembris. Et kui siis kõik see möll ära lõppes, siis ma olin ikka nii läbi omadega, mõtlesin, et ei me taha ühtegi last enam näha. Et see oli väga piinarikas, aga hakkama ikka sain. No ja see Tõraveres, see galaktikate vitraaž on praegu ka seal väljas. Et seal tehti suur remont, et oma endisest kohast võeti ta maha ja pandi mingile uuele alusele. Et siis need liivsöövituses galaktikad on jälle ikkagi alles seal. Ja komplekt liivakelladega on minul kodus kastis, aga ma mõtlen, et selle peaks siis annetama Taabekunstimuuseumile ikka, ma usun. Aga kuna ma olen valmistunud veel ikkagi näitust tegema võib-olla 85. aasta juubeliks äkki, et siis ei raatsi veel kodust asju ära tassida ja siis vaatame. Mul meeldis nagu luua niisuguseid ansambleid ikkagi, et oleks grupp. Ja päris suurt lauaserviisi ma vist ei saanudki selleni, sest et palju vorme on vaja teha ja kus ma siis sain, kes mulle neid tegi. Aga puudemeister Neemanis oli üks vana poolakas. See tegi täpselt niimoodi. Nii et vaata, puudemehed on ka niimoodi, et ta muudab sul sentimeeter sinna ja pool tänna ja sa ei saa sugugi seda siluetti, mis sa oled enne poole millimeetriga ära timminud ja siis lõpuks teeb sulle selle sablooni järgi ei tea mida. Aga on inimesi, kes teevad. Vaat see poolakas tegi. Et see Neemanis ma sain kõik õigesti. Ja puhujad olid väga head. Seal mulle meeldis ja Silvi Raudu tööd on ka väga proportsioneeritud ja ka fantaasia küllas, et mitme mängulised lausad ja niimoodi. No see mängulisus ka mulle meeldis, nii et seda ma siis Silvi Raudu pealt vaatasin, et oi, nii on tore.
ja leidajürgeni pealt siis seda viimast kriipsu proportsioonis taga ajada. Mulle meeldinud, ma olen palju keravormi kasutanud kombinatsioonidena. Vaata, kus siin mul on need öö ja päev, et seal on see 2 niimoodi. Ja see mõte tuli, et oli punast klaasi ja sinist klaasi oli seal Neemanis potid kõrvuti, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et, et üleminek, eks ole. Et päev läheb ööks ja öö päevaks ja siis olid 2 tükki kõrval, siis olid punased ja sinised. Ja mulle ikkagi meeldis värviline klaas. Tähendab, ma õppisin küll graveerimist. Aga ei tahtnud. Aga joongraveering meeldis mulle rohkem. Nii et joongraveeringus on ka paar asja. Ja siis oli vaja pead graveerida 3. kursusel. Ja siis mina oli palav ilm ja läksin kooli katusele sinna pekst võtma ja siis plokk oli kaasas ja tegi tšau-tšau sealt ühe niisuguse kiire visandi profiilis tüdruk nagu. Tulin siis alla ja näitasin Roosmale ja sa ei tee seda kunagi ära. Ei tee, muidugi teen. Ja tead, ma hakkasin trennima, ega joongraveering ei ole kerge. Ja siis oli niimoodi, et iga joone järel jällegi teritsin käia. Sest ta läheb ka käigust ära, see vaskketas. No ja siis harjutasin nagu jõudne, et seda, ja siis läksin alles vaasi peale jälle tegin ja see vaas on linnamuuseumis endal see. Nii et küll väikeste nappide joontega, aga millise vaevaga. No vaat, siis ikka Roosma oli pärast rahul, siis ikka sain hakkama. No vaata, mul ei tasus alati öelda, et sa ei saa. No nii, siis ikka saan. Ja klaasikutele ka, eks ole, et klaasikuid ei ole vaja või? No tohoo taevas, on küll. Klaasinäitus oli tohutu ülevaade Eesti klaasikunstnike tegevusest Nõukogude klaasitehastesse. Aga põhjus selle tegemiseks Tallinnas oli see, et Tallinnas oli kuidagi tekkinud selline hoiak, et Eesti klaas on vilets ja Eesti klaasikunstnikke polegi kedagi ja milleks üldse klaasiosakond on ja pole tarbeklaasis kohad täis kõik ja kuhu neid klaasikunstnikke tarvis läheb ja mis see klaas üldse on. No ja siis ma olin parasjagu Moskvas aspirantuuris ja nägin üleliitulistel kunstinõukogu ülevaatustel, kuivõrd tarbeklaas vallutas kõigi südamed oma proportsioneeritud uhkete komplektidega ja Eesti klaasikunstnikud, kes töötasid Leningradis, Leida-Jürgen ja Helle Põld või Neemanis Silvi Raudvee ja Kersti Vaks. Ja kõik klaasikunstnikud, eestlased, olid ju tippkunstnikud igas tehases. Ja siis ma mõtlesin, et teeme siis nii, et näitame teile, mida see Eesti rahvas siis hakkama on saanud millega. No ja siis hakkasin läbi rääkima, kirjutasin kõikidele, kes töötasid väljaspool Tallinnat, et kas te olete nõus oma töid näitusel tooma. Ja linnamuuseumis direktor Meeta Room oli väga klaasisõbralik ja tema ju võttis ka endale, ostis selle Max Roosma kõige tähtsama teose Kalevipoja võitlus sortsidega. Nii et tema oli ikka suur klaasifänn ja siis temaga sai kuidagi räägitud ja ema oli mul seal raamatupidaja ja siis sattusin nagu nendega vestlusele, et tahaks nagu näitust teha. Ja siis tellitigi niimoodi, et terveks aastaks võeti plaani, et tuleb klaasinäitus. Ja minul oli siis idee algul kohe, et Max Roosma ja tema koolkond, et kõik olid Roosma õpilased, kes on üle liidu laiali läinud ja et niisugune uhke näitus. No ja siis 2 aastat valmistasime ette, nii et läbirääkimised olid ja siis Meri Markus oli klaasiosakonna valvur seal kokkuhoidja ja siis nii, et muuseumist oli ikka abi küll kirjavahetuse ja asjaajamisega. Et korjasime siis need tööd kokku ja siis mõtlesime, et ega siis nii suur töö on ära tehtud, et tuleb kataloog ka teha ja nii, et enne näituse avamist sai ju pildistatud neid töid, mis olid saabunud. No tarbeklaasist nendel oli omal fotosid olemas, kunstnikel oli omal fotosid olemas. Max Roosmal oli varem pildistatud, oli juba kasutada
klaasist väga häid pilte. Et neid siis sai juba kasutada, osa asju sai siis viia veel pildistada. Ja ma ei mäletaks, pool aastat sai seda kataloogi tehtud või. Tõnis Vint, kes oli siin mul väga hea sõber, temast hakkas siis kujundajaks, nii et kujundas seda kataloogi. Mare Vint tegi kaane kujundas. Ja nii et see töö käis, nii et me saime avamiseks ka kataloogi. Ja no see on siis esimene Eesti klaasikataloog üldse, ei ole olnud. Ja ka tegelikult esimene klaasinäitus Eestis, mis sai siis seal linnamuuseumisse tehtud. Et uskumatu, aga aasta ja 1 kuu oli veel. Ja siis sellelt näituselt tehti neid saateid, telesaateid ja mitu ja raadiointervjuusid, nii et sai propageeritud Eesti seda klaasi küll. Ja ma arvan, et sain ikka avatud siis sakste silmad siin Eestis, kes enne vingusid, et ei ole seda klaasi olemas ja pole tarvis ja mis see on. Ja siis muidugi tippteosed ju kõikilt kunstnikilt ja Max Roosma esimene personaalnäitus sisuliselt, nii et esimene ruum oli siis Max Roosma, Ants Pops ja Alling. Nii et tema kõige esimesed õpilased ja tema enda looming, nii palju kui vähegi saime, panime kõik välja ja erakogudest. Nii et põhjalik Roosma tööde väljapanek ka veel. No ja siis teine ruum oli tööstuskunstnikud, olid siis Leningrad, Neeman, Nikolsk, Soiver ja Jutta Kirsi. Ja siis nimetati 3. kursusel oli siis üks väike ruum, mis tehti siis eraldi niisugused kappvitriinid või niisugused suured nagu vitriin või lastetuba, nii et siis seal olin mina ja Soovik ja Kersti Vaks ja Andresmaa, Ehajõgi, Einamäelt, nii et siis see oli siis niinimetatud lastetuba kõige noorem seltskond oli. Aga siis, kui nüüd värvid järgi vaadata, siis esimeses ruumis oli põhiliselt värvusetu kristall, sest et Roosma ei olnud värvilist klaasi, ainult see Virgo ilus sinine 2 klaasist graveering. Aga teine ruum, seal oli siis tööstuskunst, tarbeklaasi, suitsuklaasi palju, siis Leningradi kristalli, Neemanist Silvi Raudvel oli värvilist klaasi, see palju seal. Et see oli siis nagu tööstuskunstituba või klaasitööstus ja siis lastetuba, kus oli eriti palju värvilist, nii et need noored kunstnikud olid ju käinud Lvovis seal tegemas oma neid loomingulisi töid. Ja mina olin ka käinud ju Venemaal seal Neemanis värvilist klaasi teinud ja nii et meil oli siis niisugune värvirõõmus väljapanek. Kuule, klaasikunsti olen ma saanud teha muus eas. Tõesti teiste asjade kõrvalt ja siis, kui ma käisin üliõpilastega praktikal Neemanis, siis see oli see minu ainukene aeg. Et ma siis teinekord jäin 6 ajaks sinna veel, et teha, kus see maleauhinnad, see oli, siis ma jäin hiljemaks. Et sain seal teha üliõpilastega koos. Ja kui ma siin koolis olin õppejõud, siis oligi ainult praktika sõitude ajal oli see loominguline tegemine. Lvovi ma ei olnud nõus minema. See oli siis üleliiduline loominguline baas kõigile üleliidulistele klaasikunstnikele ja järjekorrad olid seal pikad ja Eesti klaasikunstnikud said siis sinna ka mindud ja mida ma siis vaatasin. Kõigil olid ühesugused asjad, kärakad, mis nad tagasi tõid sealt. Seal olid meistrid, kes tegid 6 asja sulle terve selle päeva jooksul ja niisugused hooletud. Ja sa võid sinna joonistada seda proportsiooni ette nii palju, kui sa tahad ja tema teeb ikka nii, kuidas temal tuleb ja kõik. Ja kui ma siis nägin neid asju, osa on ju ikka enam-vähem ka muuseumites ja Andresmaal ja kellel siin on need Soovikul. Aga ikkagi ma mõtlesin ja siis mul tuli 3 korda tuli järjekord ette. Ja siis ma jälle loobusin, andsin kellelegi noorele, nii et Mare Saare sai minu arvelt, siis kes veel said? Koppel-Kai ja Keerdo said ja kuna mul oli 2 nädalat antud kunstnikule, siis mina jagasin selle 2 nädala pooleks ja andsin oma noortele. Ja siis neid sai 2 minna. Nii et ma ei läinud selle pärast, et kuna ma ajasin ikkagi proportsiooni taga, et pill lõhki ja
millimeeter viieks ja kuda ma tulen, siis seal on vigadega niimoodi 3-4 sentimeetrit on valesti, eks ole. Ja siis mõtlesin, ma ei saa ju õpetada pärast, siis kui ma nõuan teistelt niisugust täpsust ja tulen siis niisuguse punnidega sealt, et ei saa. Sellepärast ma ei läinud. Nii et oleks küll saanud ja no ja teisest küljest jälle ma ütleksin, et üliõpilastega oli nii huvitav töötada ja igale ühele sai anda talle tema oma suunda. Enamasti tahavad kõik teha midagi muud ja ta ei saa ise aru, mis tema sees on. Ja siis, kui sa saad kuidagi teda oma joonele, et see, mis temas kõige ehedam on, mis tema mõtleb, et see tuleb niisama ja pole midagi, see ongi, aga see, mida ma oskan, seda ma pean punnima. No aga siis ma ikkagi õnnestus alati diplomitööks ajada niimoodi, et nad igaüks leidsid selle oma õige käekirja ja seda teeksid. Et siis ja muidugi see proportsiooni tagaajamine, et seda ma ikka nõudsin kõikide ülesannete puhul, et see on tähtis, et see peab ikka olema nii, et sa vaatad peale ja tunned, et nii on õige. Hingab lausa see asi. Seda muidugi see Roosma ka trillis, nii et see kasvas sisse täiesti enesest mõistetavaks nõudeks. No ja ma ei tea, ma armastasin oma üliõpilasi kõiki väga jutta. Tõesti, kõik olid nagu oma lapsed ja siiamaani. Ma ütleksin, et ma olin ikka sündinud õpetaja. Sinna ei ole midagi parata. Ja kui nüüd naera pooleks ennast, et kus ma siis selle pedagoogi hariduse sain. Tartu kunstikoolist, kutsekool sisuliselt, see oli siis kunstipedagoogiline osakond, nii et seal siis sai neid pedagoogika praktikat teha ja see oli siis see pedagoogika ja psühholoogia ja niisugune, seda õpetust ikka anti siis ka. See haridus siis, kui mõtled nüüd niimoodi, kus see õpetajaharidus siis tuli. No ma ei tea. Ja siis teine asi oli see, et kui ma vaatasin teisi õpetajad, kui ma seal õppisin ise siin instituudis, kes kõik valesti tegid. Ma ei hakka ütlema, mismoodi, aga siis ma alati mõtlesin, nii ma kunagi ei tee. Ja nii ma ei teinud ka kunagi, kui ma mäletan, kui mu klaasi ajalugu ja luges Kuma, luges Sorinal, vaatas konspekti, tuima häälega luges seda sealt maha. Siis mõtlesin, iialgi ma nii ei tee, mitte kordagi, alati, ilma igasuguse konspektita vaatasin inimestele otsa, meil oli dialoog loengus ja vaatasime pilti ja arutasime, nii et täiesti teistmoodi, nii et kui ma alustasin seda klaasi ajaloo lugemist esimesel aastal juba, siis oli juba see selge, et mina niimoodi ei tee, et ma loen ette. Üks oli see Das Klaas Schmidti raamat, saksa, see oli väga põhjalik klaasi ajaloo raamat. Nii et see oli meil kooliraamatukogus olemas. Ja kui ma olin ju Moskvas, vaata meil oli ju seal ka ikka klaasi ajalugu, nii et oli eksam lausa. Ja siis ma ju uurisin, mis huvitavad ajalooraamatud on Lenini raamatukogus. Ja siis ma sõprustasin muidugi selle Stroganovi raamatukogu juhatajaga ja tema käis ja tõi siis Lenini raamatukogust neid raamatuid sinna mulle kohale. Nii et ma sain väga huvitavaid klaasi ajaloo raamatuid nii inglise keeles kui vene keeles, mis kõik venekeelsed klaasi ajaloo raamat kõik töötasin läbi muidugi. Siis ma olin klaasikogus Ermitaažis mitu korda Leida Jürgeni juures peatusin. Nii et ma hommikul läksin ja õhtul tulin nii ka, kui siis seal aeti välja. Olin siis Ermitaaži raamatukogus, tohutu klaasikogu see raamatuid väga palju, nii et neid ma vaatasin. Siis seal ma nägingi seda Journal of Class Studies, Ameerika suur väljaanne klaasi ajaloo kohta. Hästi põhjalikud artiklid ja need, mis seal vähegi olid, need ma lugesin kõik läbi. Ja siis ma sain aru, et see on nii tähtis ja Max Roosmaal on ju Eesti klaasi tehtud uurimused. Siis ma uurisin välja, et kuidas neile saata. Ja siis sain teada, et kirjutasin sinna. Ja siis lasin Max Roosmaal teha artikli suure pika. Ja inglise keelde see tõlgiti ja see sai saadetud sinna Ameerikasse ja see ilmus seal. Nii et jälle ma ajasin seda asja seal. Põnevat on palju olnud. Ja põnev on siin, kui sa oled ise valmis selle põnevuse vastuvõtmiseks ja selle kaasa tegemiseks, eks ole. Ja teised ka teevad suga kaasa. Ja siis ongi tore. Ja klaasirahvas on ikka väga tore rahvas. Ja klaasirahvas
ei anna alla. Ma tean, et ükskõik milline põlvkond see on alates ei tea mis aegadest, kes Venemaale läksid, miks nad läksid Venemaa vabrikutesse, eks ole, kes lõpetasid Tallinnas. Eestis ainult tarbeklaasi seal kohta ei olnud, eks ole, siin ainult kohad kinni ja kõik läksid mujale. Ikka suurest klaasiarmastusest. No, aga kui nad olid siin kõik suure hea taseme saavutanud ja fantaasia külla ja teiseks ka niisugused läbilööjad, eks ole. Keegi ei laisenud, ta läks ju võõrale maale. Ta pühendus seal põhjalikult. Siis tuligi niimoodi tipptasemed.